Saatuse joon viitab elusuunale ja suhtele vastutusega. Intelligentsus väljendub oskusena märgata seoseid ja mõista terviklikku. Nutikus oli ja on võime kohaneda olukorraga. Eluliin näitab, kui pikale see võib meil minna, aga ei ole alati täpne. Eluetapp, kus teatud teemad hakkavad avanema ja muutuvad nähtavaks. Vaesus võib viidata kogemusele, kus midagi on vähem nähtav või tähelepanu on mujal. Rikkus võib tähendada küllust, tunnet, et midagi on piisavalt või et elu kannab. Rohkem raha võib sümboliseerida liikumist, kasvu ja võimaluste laienemist. Vähem raha võib peegeldada lihtsamat rütmi ja fookuse muutust. Intelligentsus väljendub oskusena märgata seoseid ja mõista terviklikku. Tugevus on sisemine kandvus ja võime püsida ka muutustes. Lapsed üldiselt tähendavad uut algust, ideede õitsemist või midagi, mis on kujunemas või kujuneb. Pöidlas on sellised kohad, kus on näha, et on edukam või ei ole edukam, aga see oleneb igasugusest olukorrast ja inimesest endast. Abielu sümboliseerib ühendumist ja koos kasvamist. Vanus ja üle 100 aastast vanust on suhteline ja see alati oma elu võib ise meisterdada nii, nagu sina ise soovid. Küüne kuju ja küüne sees on selline õhutasku märk, mis siis võib tähendada väga palju erinevaid tähendusi. Siin on hetkel vaesus on see, mis võib viidata kogemusele, kus midagi on vähem nähtav ja tähelepanu on mujal. Rikkus võib tähendada küllust, tunnet, et midagi on piisavalt või et elu kannab. Ja seal on just selline õhutasku, mis võis tähendaks rikkust. Käejooned, mis pöidlaga kokku lähevad, intelligentsus väljendub oskusena märgata seoseid ja mõista terviklikku. Vinner sujuv edu saamine ja olla tähelepanu keskpunktis ja tark ja rahulik vaatenurk ja enne vaatab ja siis tegutseb. Et targad on üldiselt sellised, kes vaatavad enne ja siis tegutseb. Ja rikkus on ka suhteline, see tähendab ka edu ja õnnestumist. Vaesus tähendab jälle ettevaatlikkust ja rahunemist. Ja normaal tähendab seda, et vaatab, mis olukord annab. Äritegevus on energia suunamine loomisele ja vastuse. Töö loob struktuuri ja rütmi ja igapäevase toe. Rikkus on meie iga enda kätes ja see, kuidas me seda teeme, tuleb teatud vanuses, teatud kogemustega. Siin on tegemist pöidlamismärkidega, mis on ka igal inimesel erinev.
Milline oled sina? Et milline on sinu elustiil? Rahulik, flirtiv või endasse tõmbuv? Neis kõigis leidub just selliseid omapäraseid tundeid ja olemisi, mida me iga kord kasutame erinevatel aegadel. Ka varvaste pikkused võivad tähendada väga huvitavaid tähendusi. See, kuidas sa tahad oma küüsi lõigata või milline küünekuju sulle meeldib, see annab väga huvitava tähenduse sinu hetke seisule. Need märgid on suhtelised ja alati need ei ole just seda, mida see sõna tähendab. Seal taga on ka tunded. Sõrmejäljed sümboliseerivad isiklikku viisi maailmaga suhestuda või maailmaga ühtset juttu ja ühtset mõtet saada. Rikkus ja vaesus on suhteline ja teatud ajal on üks võimsam ja teine ei ole võimsam. Vaesus võib viidata kogemusele, kus midagi on vähem nähtav või tähelepanu on mujal. Rikkus võib tähendada küllust, tunnet, et midagi on piisavalt või et elu kannab. Sõrme suund ülespoole, et kas oled tugev isiksus, südamlik isiksus või siis sõbralik, aga seda kõike leidub meid endas. Kui sulle meeldis see, pane like, tule vaata kanalile, mis on järgmiseks videoks. Suured tänu sulle, tšauka!